Tere taas, täna jälle aeg käes, et teieni tuua üks järgmine huvitav auto. Ja võib-olla jääb, ja võib-olla tekib nüüd teil küsimus, et kas Jaguari firma meid sponsoreerib, kuna see on nüüd vist meie 6. Jaguar. Kuid noh, nali naljaks, et loomulikult tegelikult ei sponsoreeri, sest me kõik teame, et Jaguar on hetkel oma mudelite tootmise lõpetanud või kohe lõpetab. Ja need autod, mis tulevikus tulema hakkavad, nende tehasest on hoopis teistsugused. Aga jah, kuna meile on kuidagi saanud südamelähedaseks need Jaguarid ja oleme ausad, eks võib-olla Mercedes ja BMW-d saavad ka Eestis rohkem kõlapinda, siis mõtlesimegi, et tuua juba teile need autod, mida vähem näeb. Nii et siis tänane auto, mida me teile esitleme, on Jaguar XJ6 Series 3. Räägin teile natuke ka siinkohal Jaguar XJ Series 3 ajaloost ja huvitav on see just seetõttu, et tegu on autoga, mis oleks jäänud peaaegu sündimata. Aastal 1968 tuli turule esimene mudel XJ Series 1 ja 5 aastat hiljem, aastal 1973, vahetas selle välja uuendatud mudel XJ Series 2. Algne plaan nägi ette seda, et antud kümnende lõpus pidi turule tulema täiesti uus mudel, auto, mida meie tunneme XJ40 nime all. Kuid paraku see nii ei läinud, sest esiteks oli Jaguar läinud vahepeal British Leylandi kontrolli alla, lisaks olid ka seal rahalised probleemid ja ka auto arendamine võttis rohkem aega, kui oli planeeritud. Ja sellest tulenevalt oli siis mingi hetk selge, et antud mudelit, mis siis oli turul, tuleb veel edasi hoida müügis. Kuid et see toimiks, tuli läbi viia järjekordne uuendus ja seeläbi sündiski Jaguar XJ Series 3, mis on 3. versioon esimese põlvkonna XJ Jaguarist. Ja kuigi tegu oli järjekordse mudeli uuendusega algsest versioonist, siis plaan oli muidugi see, et selline mudel on turul mõned aastad, aga reaalsuses oli hoopis sedasi, et aastal 86 tuli turule alles pikalt planeeritud Jaguar XJ40. Kuid ka siinkohal ei saanud Series 3 karjäär läbi, sest kui Jaguar töötas välja XJ40 põlvkonna, siis plaan oli selline, et see uus mudeli põlvkond ei tule turule enam V12 mootoriga. Kuigi seni oli Jaguar olnud ainukene seeria tootmes olnud V12 mootoriga sedaan, siis erinevatel põhjustel oli Jaguar veendunud, et sellise auto jaoks enam turgu pole. Peagi tõi BMW turule oma uue 7. seeria põlvkonna E32 ja seda samuti aastal 1986. Kuid üllatus oli suur Jaguari jaoks, kui BMW andis teada, et sellest mudelist tuleb saadavale ka V12 mootoriga versioon 750i. Kuid probleem oli nimelt selles, et Jaguar ei teinud endast kõik oleneva, et see V12 mootor ei mahuks XJ40 mootori ruumi. Kuid selge oli see, et antud olukord kuidagi tuleb ära lahendada ja siis Jaguar hakkaski selles suunas töötama, et saaks kuidagi selle V12 mootori sinna mootoriruumi istutada. Aga kuna oli näha, et turgu on selliste autode jaoks jätkuvalt, siis Jaguari jaoks oligi ainuke variant see, et kuigi uus mudel XJ40 oli saadaval alates 1986, seda siis rida 6 mootoriga, siis Jaguar hoidis vanemat V12 mootoriga mudelit ehk Series 3 jätkuvalt siis müügil XJ40 kõrval. Ehk oli siis saada 2 autot, uue kerega XJ40, mille oli rida 6 mootor ja vana kerega Series 3, mille oli V12 mootor. Ja tervelt 6 aastat võttis aega, kui oli siis lõpuks võimalik tulemus käes, et V12 mootor oli saada ka XJ40 kerega ja selline mudel tuli turule aastal 1993. Ja siis lõpptulemus oligi see, et Jaguar XJ Series 3, auto, mida alguses planeeriti, et on turul mõned aastad, siis rida 6 mootoriga versiooni toodeti aastast 79 kuni 86 ehk 7 aastat ja V12 mootoriga kuni lausa aastani 1992.
Ja siinkohal ka väike täpsustus, et Jaguari nime all siis müüdi seda mudelit aastani 1991 ja luksuslikumas versioonis nime all Daimler X aastani siis 1992. Et sellise huvitava ajalooga auto on see Jaguar XJ Series 3, kuid üks vahemärkus kõigile, et keda huvitab ka see põhjus, et miks ikkagi oli niimoodi, et Jaguar oli plaan mitte hakata tootma V12 mootoriga XJ40, siis nende soovita vaadata meie videot, mis kannab nime Daimler X. Kuna Jaguar XJ Series 3 on sedavõrd kaunis auto, siis ma siinkohal ei hakkagi midagi väga palju juurde lisama, et lasen teil endal seda kaunist vaatepilti nautida. Aga kaks asja ma siiski nagu mainiks ära. Esiteks muidugi see, et võib-olla kellel on teravama silm ja märkas, et antud autol on siis Ameerika esi- ja tagastanged ning teine huvitav detail, õigemini detailid, siin on topelt, on siis kaks tankimisava, mis on siis eripära, mis on iseloomulikud nii Series 1, Series 2 ja Series 3 XJ Jaguaridele. Et nii, et oleme istume nüüd siin autos ja kohe esimene asi, mis silma hakkab, on loomulikult see, et Jaguar XJ Series 3, samuti muud vanemad Jaguarid on just nimelt tuntud oma ehtbritilike interjeride poolest, kus on siis kasutatud ohtralt puitu ja nahka. Ja tõesti mõtlen, see kogemus istuda sellises autos on tõesti väga mõnus, et see on nagu niisugune ehe vanakooli nostalgia. Samas kõik on kvaliteetne, nii uskumatu kui see ei ole, on kõik suht ülevaatlik, et siin on näha erinevad näidikud, kõik on ilusti olemas ja mida kindlasti võiks ära mainida Series 3 puhul ja üldse vanemate Jaguaride puhul on see, et kui need autod on päris madalad, siis on ka istumisasend madal, aga ta on mugav. Näiteks minul on siin täitsa mugav ja kui vaadata pearuumi, see minu jaoks on täitsa piisav ja ma olen ise 1,183 m. Et on saanud traditsiooniks, et kõik autod, mida me nii-öelda testime, teeni toome, vähemalt enamus neist, et siis nendega on see, et me tuleme istume ka tahaistmele, et anname siis edasi selle mulje, kuidas siin istuda on. No, ütleme, et see on nüüd see koht, kus ma olen alati aus, aga jah, siin on jah, et see, et siin on istuda, ütleme niimoodi, ma ütleks, et on okei, sõna otseses mõttes nagu okei, et nagu öeldakse, auto on madal, pearuumi mul veel on, kus siin on näha võib-olla, et siin on väike mühk, et ma saan nii-öelda, pea mul vastu ei käi, aga kuna iste on madal, see osa istmest, mis võiks siis neid jalgu siin toetada, et see on natuke siis võib-olla jätab soovida. Aga iseenesest ruumi siin on, et nii-öelda jalaruumi siin on, aga jah, et ütleme, et võib-olla et mugav asend saada, tuleks pigem neid jalad panna niimoodi kuidagi krõnkus, et üks jalg siis toetada vastu siin ust ja teine panna niimoodi, et siis on ju täiesti istutav. Aga muidu ikka selle auto puhul kehtib reegel, et mugavam on siinkohal selle autol ees, kuigi tegelikult ka luksautoga, kus peaks just nimelt taguistute mugavus olema võib-olla prioriteet, aga jah, Jaguar XJ Series 3 puhul on kindlasti mugavam istuda ees. Nii, vaatame ka siis seekord üle, mis on kassil kõhus ja antud auto on varustatud siis rida 6 mootoriga, millel on 4,2 liitrit töömahtu ja kilovatti peaks olema 151. Mõni ütleb nii, mõni ütleb naa, aga minu teada on õige arv 151. Ja antud auto on varustatud 3-käigulise automaatkäigukastiga. Nii, et oleme siis XJ6 roolis, Series 3 ja nagu lubatud sai, sõidab väga hästi, et sõidab Jaguarilikult, et pehme mugav, aga mitte ülemäära õõtsuv. Nii et kindlasti üks kogemus, mida kõik võiks kas või korra elus kogeda, sõita ühe ehtsa vanakooli Jaguariga. Et meil on ka varasemalt olnud jutuks vanemate Jaguaride sõiduomadused, sealhulgas ka vedustusmugavus. Ja see on taas see koht, kus ma pean mainima, et kui suurepärane see tulemus on. Mugava vedustuse kaudse on tegelikult palju. Ükskõik, kas me räägime siis siinkohal mõnest Rolls-Royce'ist või
mõnest S-klassist või toome näitena mõned suured vanemad USA luksussedaanid, on siis selleks Lincoln Town Car või mõni Cadillac Fleetwood, siis siledale tasasel teel on tegelikult nad kõik mugavad. Mõni on rohkem pehmem, mõni rohkem õõtsuvam, kuid tegelikult kõik on mugavad. Aga just siis, kui teekatte muutub kehvaks, on see siis augud, on seal mingisugused muud ebatasasused, siis see on see koht, kus saab nüüd sarada mõni vanem Jaguar. Tõesti, et kui need muud autod, mida ma siin ka nimetasin, siis loomulikult on ka need autod jätkuvalt mugavad ka sellistes olukordades, kui siiski on tunda, et need autod ei ole nagu enam päris omas elemendis. Aga Jaguar on siinkohal väga suurepärane näide, et kuigi see on huvitav, et kui niisama Jaguariga sõita, sellise vanema Series 3 XJ-ga, et siis tegelikult ega ta ju niisama sõitis, ta ei ole ülemäära pehme ega õõtsu ega midagi. Sõidab mugavalt, aga mitte kuidagi eriliselt. Aga just siis et kui tee läheb kehvaks, et see omadus, et auto on suuteline nagu ära summutama kõik need ebatasasused, see on tõesti niisugune omamoodi fenomen. Et selles mõttes, et ma nagu kõigil soovitaks, et kui on võimalus, et sellise Jaguariga sõita, sest siis on võimalik ise nagu kogeda, et kui hästi on ikkagi see veermik välja töötatud. Ja eks tegelikult see ei ole ka põhjus, sest nagu öeldakse, et ega mitte millestki mitte midagi ei sünni, siis küsimus, et kuidas ikkagi on suudetud selline vedustusmugavus saavutada vanemate XJ Jaguaride puhul, siis vastus on tegelikult väga lihtne. Nimelt on tagasillas amortide ja vedride paar. Et siis ei ole mitte nii nagu tavaliselt, et üks amort, üks vedru ühel pool ja samuti siis ka teisel pool, vaid on, nagu ma ütlesin, 2 amort ja 2 vedru ühel pool ja samuti ka teisel pool. Kuid lisaks jutuks olnud vedustusmugavusele on tegelikult täitsa kindla iseloomuga ka XJ Series 3 juhitavus. Selle autoga on täitsa mõnus sõita ja kuigi on selgelt aru saada, et XJ Series 3 ei armasta küll järske kurve ega slaalomsõitu, siis samas sellised, nagu mina ütlen, brittilikud kõrvalmaanteed, kus on kurvid ja künkad ja tihti käinud mõlemad koos, siis see on selline keskkond, kus saab Series 3 väga hästi hakkama. Et seega ongi XJ Series 3 selline ülimalt mõnus auto sõita, sellega saab nautida sõitu kõrvalmaanteedel, aga samas kui tee läheb kehvaks, siis ka XJ on suurepärane kaaslane. Ja veel ühe vahemärkusena, ma lisaks selle, et omast kogemust ma võin öelda, et ainuke teine auto, mis sellist väga sarnast vedustusmugavust pakub just nimelt kehvades oludes, on selline huvitav auto nagu Peugeot 604. Seega, kui vähegi võimalus, siis ma kõikidel soovitan, et võimaldada endale üks sõidukogemus XJ Series 3 Jaguariga. Ja kui vähegi võimalik, siis teha mudeliga, millel on V12 mootor. Ja siinkohal ma tõmbaski antud videoga otsad kokku ja ma Drivers Clubi poolt tänan teid kõiki, kes te meie videot vaatasite ja juba järgmise korrani.